No nii, sügis on käes ja ahvena kalastushooaeg on hakanud pihta. Täna tulime siia Pellingisse ja ma ei ole üksinda. Meil on kaasas Suso. Tere! Tere! Meie oleme Susi Sosinatest. Mina olen Kristi. Mina olen Kadi. Ja tegelikult on meil veel ka Sandra, kes ajab praegu muid tähtsaid asju. Ja meie selliseks peamiseks eesmärgiks on läbi loodushetkede toetada vaimset heaolu. Ja tegelikult mitte ainult vaimset, vaid ka füüsilist heaolu. Värske õhk teeb ikkagi tervisele ka head. Ja me oleme 2 aastat juba tegutsenud, viinud inimesi loodusesse, teinud igasuguseid vahvaid sünnipäevu, tiimipäevi, teerännakuid. Matku naistele, paaridele, lastele, noortele. Ühesõnaga nende juttu, aga meie läheme täna püüdma kala ja see on vaimne heaolu. Ja siis teisi paate peab alati tervitama. Ja siis tuleb laine. Appiga hirmus! Vaata, saigi enne viin. Oota, lasta olla korra teine. Nii, tervitusnaps selles suhtes, kes võtab kohvi, kes võtab kakaot, kes võtab teed, kes võib-olla võtab mingit kangemat, aga ilm on nii ilus, elamuusika, et tulime siia Pellingi mariinasse ja vaatame, mis nad meile pakuvad seal. Ma seal sees filmima ei hakka selles suhtes, aga vaatame. See, mis siin on, see on võib-olla tõesti private, aga läheme sinna sisse. Seal on täiesti lett ja asjad olemas. Jõudsime just järeldusele, et me oleksime nagu välismaal kaugel, aga tegelikult me alles täna hommikul olime oma kodulinnas Lõuna-Eestis. No nüüd oletegi välismaal. Oleme. Ja veel mere peal saarte vahel. Nii, nüüd kus meil on sellised tervitusnapsud tehtud, siis nüüd me läheme lõpuks kalale ka või? Jaa, väga ootame juba, et kas kala näkkab täna või ei. Jah, päike juba hakkab loojuma, et selles suhtes terve päev on ära läinud, me pole veel kuskile püüdma korralikult jõudnud, aga nüüd me läheme proovime. Millal on parim aeg kala püüda? Praegult. Pool tundi tagasi. Viskan selle sisse ära, kes püüdma hakkab. Asser. Vennale teeme kohe video. Siis venna on juhke. Ja siis ootad, et see vajuks sinna põhja, vaata, seda miil läheb lõdvaks. Ma ei saa aru. See käsi pane siia. Niimoodi. Siit hoiad. Nii või? Jah. Nii või? Vahet jälle kuidagi niimoodi. Nii. Ja nüüd see jõudis põhjagi, teed paar tiiru. Kuhu poole? Edasi. Veel. Siis nüüd siiremini. Ja siis juba kinni või? Ei tea, ei jäänud. No täna ma proovin korraks. Oota korraks. Ma vaatan nagu mingi multifilmi praegu, vaata. Mina ei püüa kala. Tiku ja Taku püüavad kala. Ühesõnaga mängi sellega. Ma panen siit järgmise. Mis see tähendab mängi? No keri ja vaata. Appi, seal on midagi otsas ju. Põhjas kinni või? Keri üles. Keri. Kala või? Ketra. Äkki on kala, keri kiiremini. On kala või ei ole? Ei saa aru. On seal kala või ei ole? Korraks läks mega raskeks, aga ei ole vist. Ketra üles. Ketra ja nüüd tuleb ahven siia hauga ammustab mu nina. Armine. Tuleb kala või ei tule? Ei ole. Ei olnudki kala. Ma arvasin, et see ongi kala. See oli laip. Viskamine läheb niimoodi, et ma võin sulle näidata. Ehk siis
kerid selle peaaegu sinna ülesse keerake sinna poole. ja siis võtad sõrmega siit kinni ja siis keerad selle niimoodi. Nii. Nii. Siis see kukub vaata. Ja siis kui see on seal, siit võtad kinni ja siis viskad rahulikult ja see lendab sinna ja siis paned selle kinni tagasi. Kerid nagu lõpuni enne viskamist või? Jah, peaaegu lõpuni. Okei, ma pärast proovin. Jah, siin on järgmine. Kas ma pean siit nagu niimoodi mingid asju tegema? Ma lähen või? Mul on lebo muga. Anna mulle pähti. Nii. Ära ma panen sul selle tagasi. Nii. Aga mis see kala tahab, et see liiguks või? Siin põhjast liiguks ja väikest pausi ja asju ja... Mängiksid nagu, ta tahab seda püüda vaata. Nagu kass või? Jah. Jah, nagu kass. Ma ei saa üldse aru, mis asi see siin otsas on. Kassid ja kalad. Sa ketrasid selle täitsa lõpuni ja nüüd tõmba käega seda nööri sealt maha. Ja nüüd pane see... Räägi mulle uuesti ka seda viskamise asja. Keri üles poole. Täitsa kui kõrgele? Veel. Sest lükka käega see metallist asi seal. Jah, see jah. Kui üles ta peab jõudma? Aitab, rohkem mitte. Nüüd võtad sõrmega kinni. Nöörist või? Jah. Lükkad selle alla. Millega ma seda lükkan? Teise käega. Selle teise sõrmega. Jah. Ja siis jääb sinna seisma. Nüüd viskad üle pea. Väga palju jõu... Üle pea tähendas. Näita mulle seda liigutust. Lasen sõrme lahti on ju? Siis mitte veel, siis viska aja pealt. No nii. Natukse kaugemale. Ma sain aru, jah? 4. Paneme sul raskema. Mis nüüd toimub? Ma pidin selle peale võtama. Mõtlen, mida toimub. Sa tahad sellega püüda enne? Aga Heigi, kui see on nii pinges, mis ma siis teen? Siit tõmbad seda käega siit tagasi. Nii, Pane see enda karpi. Tegelikult pidid selle mõtma Sa võid seda niimoodi ju keerata ka, vaata. See annab järgi või siis teistpidi. Või siis lükkad selle maha ja siis annad järgi. Nüüd tuleb ise ümber poole. Ma panen sulle siit raskema. Kui kaua ma pean pausi hoidma? Niimoodi, et ta sinna põhja läheks. Natuke kaugemale. Mul ei lähe ta põhja. Läheb küll. Nüüd läheb raskem. Nüüd sa saad ju. Kas kalad on põhjas Miks ma ei või kohe niimoodi kerida? Siis see tuleb nii ülevalt, vaata, võid praegu proovida koha ka kerida, aga tavaliselt ka ahven on seal põhja ligidal, siis on teda lihtsam sealt püüda. Ja noh, sa võid proovida täpselt nii, nagu sa oled harjunud püüdma. Kinni juba. Kinni? Kuhu sa kinni said? Proovi selle õngega, sellega on võib-olla lihtsam. Vaatame ära. Mina vä? Jumal küll nii, Või Terli. Ma sain täitsa viskega hakkama. Mul ei ole see tugev seega. Kuhu sa viskasid selle? No siis seome uue sulle. Läkski puruks või? Ei läinud. Kuidas sa tahad sealt mingi suvalise emme teed? Nüüd õpid. Ma filmin ka, siis pärast on videos vaadata. Lükkad selle ühe korra siit läbi. Siit samast rõngast on ju. Lükkad ühe korra läbi. Ja võtad seda piisavalt palju reservi. Siis siit samalt poolt lükkad ühe korra veel. Nüüd sul on 2 korda läbi lükatud. Nüüd sul on pealiin. Siin on see lips. Ja siis hakkad keerutama seda. Ja ketrad siia natuke seda pingisse. Seda ma teen, aga mitte niimoodi. Ja siis ümber selle pea. See on pealiin. Ümber selle 1, 2, 3, 4, näiteks 5 korda. 5. Ja siis võtad selle otsa. Ja siis sul on nagu siin on rõngas, vaata. Ja siis teine rõngas. Mõlemast rõngast läbi. Ja hambaga kinni. Siis tõmbad kõike korraga. Teed märjaks. Ja siis ongi nagu valmis. Peab ära ka lõikama. Mul on uga siin. No neid läheb pole päevas 5-6 tükki vabalt. Osad kohad on siuksed, et natukese aega püüad, jääb nii palju põhja kinni, siis hakkas mõtled, kurat. Nii, ühesõnaga üritasime ahvenet püüda ja tulemuseks jäi siukene 0, 1 lant läks minema ja tüdrukud hakkasid siin
sotsiaalmeediaga tegelema, neid ei huvitanud enam kalapüük, siis nüüd läheme hakkame telklinnakut ehitama pimedas, sest valgel ajal me püüdsime kala. Aga ega midagi, kütame välja, läheme suure mere äärde ja homme hommikul on jälle päev. Minema nüüd pean. Otse. Täitsa loss. Kergelt võid võtta paremale. Paremale. Ja mis seal ees on majakad või? Need on kaugel, jah. Natuke sa võid veel keerata paremale. Okei, ma näen nüüd pildi peal ka majakad. Ahah, okei, ma näen, et siin on üks post. Ahah. Kas ma võtan gaasi maha, kui nii on? Sõida. Aga hoia paremale poole. Okei. Kas mina olen süüdi või? Ei. Hoia paremale poole. Paremale. Appi kui hirmus! Nii, oleme jõudnud siis laagrisse. Süüa on tehtud ja telgid asjad on püsti ja võtame siis väiksed kokkuvõtted, et kuidas meil siis täna nagu teie arust läks. Kes alustab? Mina arvan, et läks väga hästi. Küll kalaõnn meile täna ei naeratanud, aga me saime kõik kolmekesi kogemuse, kuidas on lanti visata, kuidas on kala püüda. Saime väga häid õpetussõnu, et mida võiks ja peaks tegema, mis on oluline. Ja võib-olla märksõnad on sihikindlus, järjepidevus, püüdlikkus. Ja homme me nende märksõnadega ka jätkame, et me oleme sihikindlad ja muidugi see, milliseid vaateid me nägime ja kogesime, et see kindlasti kannab meid homsesse päeva. Ma tahaks lisada, et minu jaoks oli selline uute kogemuste ja uute asjade õppimise päev ja alati sellega kaasneb selline rahulolu tunne, et ma tegelikult polnud kunagi lanti visanud. Kas öeldakse lanti visanud? Jah. Ja esimene vise oli ikka väga pekkis ja vahepeal oli ka 5. ja 10. ja 20. vise väga pekkis, aga vahepeal tuli täitsa välja. Ja ma pole ka paati niimoodi juhtinud, et see oli päris äge kogemus. Ma saan aru küll, et mõnel oli natuke hirmus, aga see ei ole minu süü, et meri lainetab ja hoog on suur, aga väga äge oli. Tõesti tore päev. Kadi jäi ka väga rahule tänase päevaga, nii eriline kogeda koos oma sõpradega nii imelisi loodushetki ja vägevaid seiklusi ja proovida midagi uut ja siin õhtul lõkke ääres vaadata kuud ja päikeseloojangut, et imeline. Selge. Ootame homset siis. Ootame homset. Nii, tere hommikust. Päev 2 ja nagu näete, päikest enam ei paista. Hommikul kella 7 oli täiesti peegelsile ja ilus. Ja siis lihtsalt hakkas vihma sadama ja viskas tuule üles. Ja hullu midagi, kell on 9:30. Teeme lõkke peal natukese süüa ja kohvid ja asjad ja pakime asjad kokku ja siis läheme otsime seda kala ka lõpuks. Ja ma vaatan, ma olen paadi ka maru täpselt sidunud, et kalkuleerisin välja, et see ei ulata sinna kivini ja see ankur hoiab seda sealt eemal ja see ankur hoiab siit teistpidi eemale. Paistab, et seekord läks hästi, et ei ole kuskile ära liikunud ega kuskile kolistanud. Kuidas siis öö möödus? Öö möödus hästi. Hästi soe oli. Nagu mega soe, ma olin lühikeste käistega ja polnud probleemi üldse. Magasid hästi? Üllatavalt hästi. Tegi Terli vist. Muidu ma olen selline kehva magaja, aga täna hea on. See tuul ja vihm, see tuli nüüd alles hommikul.
siin taga juurde. Äkki on telgis seal kasti siis. Ma lähen toon. Mine too ja too taldrikuid ka väikseid. Päris hästi hakkas seda vett tulema. Ma panen natukese kuivavad riided selga ja siis täna välja ja üritame seda hommikust süüa. Tüdrukud on maru vaprad, need on seal vihma käes. Nad ei ole suhklust nagu mina, nad ei sula ära. Aga jah, ma hakkan riidid vahetama. Tere hommikust! Tere hommikust! Tänane ilm on meil selline, võta või jäta, aga ma arvan, et meie võtame ja naudime. Meie täiega naudime. Mõnusat hommikukohvi ja Ilusat hommikut kõigile. Nii, tukk on maru segamine, aga see selleks. Laager on kokku pakitud, viime viimased asjad ära, koristame ära nii enda prügi kui ka teiste prügi, mis siia vedelema on jäänud ja jätame maha endast sellise puhta jälje. Siis viime selle paadi merele ja lähme üritame seda kala ka leida, mis kalareis on, kui see ühtegi kala ei saa. Siis see on lihtsalt reis. Ühesõnaga, asjad peale, viimane koristus, lõkke põletame lõpuni ja siis lähmegi hakkame seda kala otsima. Nii kole ilm midagi. Öelge, et ma sain 1 haue ja 2 sahve. küsige, et kuidas teile ilm meeldib. Ei, et Siis ma kuidas kirjeldaksite tänast ilma? No nii, enne kui me selle koha nagu siin nüüd maha jätame, siis küsiks veel üle, et kuidas teil siis siin saare peal meeldis, kuidas nagu see ilus ilm on teile meeldinud ja üldse, mis tunne nagu on, et? Väga tore on olnud. Eile saabusime saarele ja ilm oli imeilus. Täna hommikul ärkasime vihmasabina saatel, aga ma ütleks selle peale, et pole halba ilma olemas. Igal ilmal on oma võlu, täpselt samamoodi nagu kõik tunded, emotsioonid on okeid ja me peame neid tundma, siis igal ilmal on täpselt see efekt, et siis oskad hinnata ka päiksepaistet ja samamoodi see tuul puhastab, vihm on nii värskendav ja loodus on hoopis teistmoodi ka vihmasajus, et seda on vaja kogeda. No jälle sai eetriaeg just täis, aga olgu, ma ütlen ka mõne sõna. Et tegelikult on maru äge olla sellise ilmaga siin. Kuidagi palju erilisem tõenäoliselt kui lihtsalt siis, kui kõik oleks ideaalne ja päike säraks ja soe oleks, et sellised võib-olla keerukamad ilmaolud või ebamugavamad ilmaolud minu meelest kasvatavad sellist staminat või vastupidavust meis endas, ja seda enesekindlust, et me saame igasuguste oludega tegelikult hakkama ja need on täiega sellised core memories, mis praegu siit tulevad ja meie kõige noorem matkakaaslane arvab, et ta sai mega palju kala. No vaatame, äkki meid ootavad need suured kalaparved veel ees kuskil. On ju? Nõus. Kala peab saama. Okay. Enne koju ei lähe. Lähme kalale siis. Lähme. Tšau! Tšau! Kõik teevad pilti ja filmivad. Päästeoperatsioon käsi. Mida tegema pean nüüd? No, proovige esmalt ise hakkama saada. Mine Kristi sinna rõua juurde ja ära käntso pane. Ise käsin tegutsema hakkama. Kui lähedale Heiki? Niimoodi, et teil on kontrolli all. Pane lihtsalt üks tiir sinna ümber ja... Hakk, Kristi! Anna mulle kõis. Ma panen selle siin kinni. Pane kinni. Ühesõnaga, sellised seiklused võtsin vahel, et ma... Jah.
tuul ja libedad kaljud ja tulemus on selline. No nii, igas sadamas on ikka eestlasi, et... See on üks suuremaid sadamaid ka. Me oleksime pidanud jah selle Eesti lippu panema saarele püsti, vaata, et Eesti saar. Kus kandist te pärit olete? Harjumaalt. Sealt. Sõudsite 80 kilti üle. Ma usun, et Saku ülekaal on Saku, Kiili, Pärnu, Tallinn, jumal teab. Süstaga sõidame Männiku karjääris. Okei. See on siuke keskus. Okei, koolitusi teeme seal kõige rohkem võib-olla, aga ei no sõidame igal pool. Jah, aga edu teile! Aitäh! Sulle ka, jah. Kus pood see peab jääma? Ma ei tea veel. Varsti näeme. Natukese pane gaasi juurde. Kuhu pood ma pead seda punasest veel mööda minema? Punane jääb meist osast. Okei. Oi, see on suur isegi. Oike ongi. Kristi! Kristi, sa võitsid. Tõmba siia ta. Mega tubli! Vaata, saigi enne mind. Oota, las ta olla korra veel. Oi, kui ilus ta on. Tahate tagasi lasta või kaasa Nüüd võtta? saab Arminiga pilte teha. Oli küll. Oli küll. Keri Reitva üles poole. Jah, niimoodi hoia. Mu arust küll jälle, ma ei On ju kala otsas ju. On jah. Keri välja, tõsta välja. Oota, Keri. Ei, keri, muidu läheb minema. Hästi, Armin, läheb. Tõsta üles poole. Oi, ilus kolo. Muidugi see teravust on nii lähedalt. Nägite? Mega ilus. Oi, see on suur. See on hea laik. See on hea laik. Nii hästi, Armin. Pane ritt käest Ära ära. pane niimoodi suhu, nagu emme pani näppe. Võta see kaamera, ma näitan sulle korraks. Filmind. Siis võtad selle Oota. kalast, võtad nagu rahulikult kinni. Keerad selle konksu suust ära. Näppu suhu niimoodi. Ja siis selle me paneme silma kellelegi ei lähe, enne. Ja siis see sõrm siia ja hoiad kinni. Ja siis ajad harja püsti, vaata. Näitad seda kala niimoodi. No proovi, Armin. Opa, see on suurem kui sinul emme. No kõvasti sul. Näe. Näita nii nagu õpetati. Pane need sõrmed peitu. Kõhu alla siia. Ja siis ajad tal hari püsti. Ja sa võid nagu sõrmed nagu veel rohkem peitu. Ja siis siit alt toetad. Natukese. Ja teeme uue pildi ka siis. Ma lasen ta ilusti tagasi. Kaasa ei taha võtta või? Ei. Miks? Süüa. Ikkagi tagasi. ei võta ja teravustest ära. Davai, ma lasen. ei ära, see on ilus, sa ei taha rohkem pilti või? Ilus kala oli. Näe, nukid. Kummale käele. Seda ära. Kui ta käib. Armin, kuidas tunne on? Nüüd on küll 10 või? Näe nii. Kui mõnusalt ta mängib. Aga ta läks vist... Suhki läks võib-olla. Keri. Tõsta paati. Tõsta. Ära rohkem keri. Ma ei tea. No nii. Eiki püüdis. Tere, ilus kala. Nüüd teeme sugu pilti ka su püütud kalaga. Ma ei taha. ma ei saa enam, ma vist läks ära ikkagi, aga oli. No vaata nüüd. Läks ära, jah. Jah, ei ole enam. Enam ei ole? No uuesti. Aga ma ei tohi nii kiiresti. Ei no tohid ikka, nii siis kui kala paneb vastu, siis ta lihtsalt ei tule rohkem. Oota, ma nüüd viskan. Nii, räägin vahepeal natukese juttu ka, et me oleme käinud söömas ja siin erinevate kohtade peal loopimas. Mõned ahvenad oleme saanud, nagu videost on näha olnud ja nüüd meil lihtsalt kahjuks hakkab see aeg vaikselt otsa saama.
et me enam nagu uute kohtade peale väga ei jõua. Ühe koha lähme proovime veel ja vaatame, kas me saame seda ahveneda mitte. Siis teeme juba kokkuvõtte, küsime, kuidas meil see reis läinud on ja kas nad veel tahavad kunagi tulla või mitte, et siis jääge ootele. Tuleb kala või? Suur või? Nüüd tuleb küll haug. Mis sul tuleb seal? Päris suur on. Ta mingi mega... Appikene! Haug! Mis ma teen? Läks ära. Ta tõmbas landi ära ja läks. Kurat! Kala! Megakala, mega, aga kahjuks lant läks ka temaga koos. No ei olnud trossi vahel, seekord vedas. Seekord. Läks nii. Aga ma nägin seda. Suur kala oli. Väga suur. Oli ju Heiki. Aga seda ei oleks välja tirinud ära sellega, on ju, ta oleks Kahvaga oleks pidanud võtma, jah. Aga sul oleks olemas olnud või? No oleks olnud jah seal. Ahah, aga filmimine oli tähtsam, jah? Jah. Okei, mõistan. Aga noh, sorry selle landi pärast. Siia ma võtad siit selle õnge, siin on tross ka vahel. Okei. Siis ei saa ära. Nüüd tuleb haug. Nüüd tuleb haug. Välja tõmmata, selle võtaks küll koju kaasa. Jah. Viskad samma kohta uuesti ja tuleb jälle. Mis asi sul tuleb siit? Ma ei tea. Läks ära, mega suur oli, nägite või? Jaa. Mega suur. Mis lanti sa kasutad? Aga mis ta läks koos landiga praegu või? See oli haug siis ilmselt. No läks jah, koos landiga. Ma võiks ka landi ära vaadata, see on veits suur lant. Ei ole, see on väga hea. Ühesõnaga, võtame selle väikse reisi meil kokku. Kes meil siin üldse käisid? Kadi. Terli. Kristi. Armin. Ja noh, mind te nagu juba teate, et ega meil palju aega ei ole, et kuidas meil siis see reis läks teie vaatenurgast. Minu arust see nagu reisin oli tore, aga kalade poolest oli niisugune maru kehva, aga lõpuks ikkagi me saime seda kala ja ma arvan, et kõik on vist võib-olla äkki rahul ka, et järgmine kord püüame rohkem kala, aga kuidas teie arvate? No me proovime hoida niisuguse jutu lühikesena, sest ega paat ei oota. Aga tegelikult oli meil täiega lahe ja me juba planeerime uut reisi, kui Heiki meid peale võtab maikuus ja tahaks kohe jääda saare peale pikemalt. Teeme sellise paastu- ja taastulaagri. Ehk et väga tore on olnud, ilm on olnud mitmekülgne, oleme saanud päikest, vihma kõike. Seltskond on tipptasemel siiski. Kala on ka natuke nähtud, nii et kokkuvõtvalt võib öelda, et saime, mida ootasime, kuigi meil ei olnud väga suuri ootusi. Jaa, minul on ka suur tänutunne ja kõik, kes te seda nii-öelda mõtlete, et kas tulla kalareisile või mitte, siis see on ainulaadne võimalus kogeda midagi uut ja samas õppida eelkõige iseenda kohta ja näha ja vaadata ka seda imelist maastikku siin Soomes, nii et igati tänutunne ja kindlasti tulen veel. Mul ei ole väga palju lisada, aga ma ütleks, et võib olla täiesti üllatav, et kui tuled siia kalaretkele võib-olla eesmärgiga, et kogeda ilusat loodust ja head seltskonda ja siis võib tegelikult ka avastada, et kalapüüd on päris tore ja hasarti tekitav ja see üks ahven ja üks peaaegu püütud haug on ikkagi mõnus seeme, et ka järgmine kord kohal olla ja nautida kalapüüdmist. Kas sa oled varem ritva käes hoidnud? Tegelikult ei ole. Ma arvasin, et see on väga keeruline ja suur ülesanne minu jaoks, aga tundub, et teise päeva lõpuks tuli ikkagi vise ka välja ja mõned kalad samamoodi otsa. Reisiaeg jäi liiga lühikeseks. Nõus. Sa oled varem püüdnud? Ei ole püüdnud ja tegelikult on hästi mediteeriv tegevus ja ma igati soovitan ja julgustan ellu lubama uusi kogemusi ja hetki. Kadi, vana kalur. Kadi ka ei ole midagi käes hoidnud ja kala ka ei julge puutuda.
aga iga tegevus minu jaoks, mida ma saan teha looduses, väljas, värskes õhus, on minu jaoks nagu juba nagu korda läinud. Nii et ma võin lihtsalt siin vedeleda ka paadis. Siis on juba ka hästi. Ja meie kõige noorem kalur, kes kõige rohkem kala sai, tema vist ei taha meile midagi rääkida või on sul midagi öelda? Ei ole vist. Ei ole midagi lisada. Aga talle meeldis? Meeldis, jah. 10 punktist 9,5. Jah. Sellised on meie kalareisid on, et pange like, subscribe ja kindlasti teie veebilehed, mis need on? Susi Sosinad. Instagramis, Facebookis. Et käige ja võtke need ka jälgimise alla ja siis teate, millega nad täpsemalt tegelevad. Ja eks midagi, tõmbame otsad kokku ja kiiresti sadamasse ja tüdrukud peavad laeva peale minema. Kahjuks ma ei saa aeg jäi liiga lühikeseks. Nägemist! Tšau! Tšau!